nautida. Nüüd aga ajalehed Kristiina ja Merit, tere hommikust. Tere hommikust. No nii sünkroonis, väga hästi. Millest alustame? Ma kohe esimese asjana hea meelega tooksin välja selle artikli, mis räägib Arenguseire Keskuse raportist siis rohepöördest Eestis. Et eile oli selle raporti selline suurem avalikkusele esitlemine ja täna on väike artikkel pealkirjaga pelgalt vähem liha süües maad ei päästa. Ma kohe alustaks sellest pealkirjast, mis minu arust võib-olla on natukene eksitav, sest raport ise ütleb seda, et kui Eesti inimesed enda liha söömist vähendaksid nii palju, et see vastaks toitumisnõustajate soovitustele, siis väheneks meie keskkonna jalajälg tervelt 5%, mis tundub iseenesest, et kui mõelda üksikinimese kontekstis, et mida saaks siis ära teha selleks, et enda keskkonna jalajälge vähendada, et keskmise inimese poolt lihtsalt minna nende toitumissoovitustega, mis ühtlasi toetavad inimeste tervist, siis juba oleks see vähenemine 5%, mis tundub minu arvates väga suur asi. Aga ma saan aru, keeruline ellu viia. Eesti inimene ei loobu liha söömisest nii lihtsalt. Loobuma, selles mõttes, et loobumisest ei ole juttu. No ei söö vähem siis. Ja, eks muutused muidugi on aeglased tulema, aga kindlasti on Eesti inimene võimeline enda käitumist muutma, et see ei ole ju ainuke asi, millest räägitakse, et keskkonnateemadel on ju palju asju, mida me tegelikult peame tegema, kui me enda tulevikku tahame näha sama ilusana, kui meie olevik on. Et ma ei tea, et see võib-olla ei tundu ka nii suur muutus, et millestki loobuma ei pea ja hästi palju on ju ka toidu raiskamist, millest tegelikult ka räägiti selle raporti kontekstis. Ja kui me vaatame praeguseid tarbimisharjumuste muutusi, siis eriti tore on selle Arenguseire Instituudi rohepöörde raporti kontekstis see, et jaeketid juba ütlevad, et eestlane väga julgelt tõstab ostukorvi taimseid lihatooteid, juba rikastabki toidulauda ja valib õhtusöögiks peedikotleti või kikerhernekotleti. Ja hea uudis sealjuures on veel see, et need tooted on jõudnud sellisele tasemele, et kui ühe korra proovid, siis tahad veel. Nii et see, et me tarbiks päevas soovitusliku lihakoguse, mis on 1-2 tikutopsi suurune, mis juba aitaks meid rohepöörde eesmärkidele lähemale, oleks meile tervise mõttes parem ja ka pakuks neid maitsenaudinguid. Tundub päris hea kombinatsioon ja tore on see, et eestlane juba vaikselt liigub sinna poole. Aga taktika on see, et sa pakud liha maitselist taimset rooga, et mitte see, et ütledki, et see ongi kikerhernestest, eks ju. Vaid ta peaks olema natuke ikkagi liha maitseline, kuidagi mingi sellise kogemuse tahaks tarbija saada. See on tarbimispsühholoogia, eks ju, et kergem on midagi võtta omaks, mis juba resoneerub olemasolevate lapsepõlvest tuttavate maitsenaudingutega, et kui näiteks mõelda, kui sarnane on Beyond Meati hakkliha klassikalisele hakklihale, siis on tunduvalt kergem võib-olla ka aeg-ajalt seda menüüsse lisada, sest sa ei tunne, et see on võõras, ma pean harjuma sellega, ma pean kompromisse tegema, ta on nagu teistmoodi, et selles mõttes ma arvan, et see on hea, et need tooted meenutavad ja on tuttavlikud. Ja hästi suur aspekt ka, mis seal välja toodi, on ju teaduse areng selles osas, et hakatagi liha tootma labori tingimustes. Et inimene põhimõtteliselt ei peagi mitte midagi muutma. Ta sööb seda sama asja edasi, mida enne, et kui me jõuame sinnani. Aga mis mulle tundus veel huvitav selle juures oli see, et uuringu autorid ütlesid, et laboriliha on valmis maitsma 70% Euroopa inimestest, mis on selles mõttes kõrge number, et tegelikult inimesed veel, väga paljud inimesed ei teagi üldse, mis see laboriliha on, et see on täiesti uus kontseptsioon ja sellest on vähe räägitud ja juba on tegelikult üsna kõrge protsent inimesi, kes on valmis seda proovima. Nad on nõus proovima, aga see ei tähenda seda, et kui ma ühe korra ära proovin, et siis minu toidulauale jõuab, eks ju. Aga nad on vähemalt nõus proovima. Ja teine asi, mis seal veel välja toodi, mis tundus mulle huvitav oli, et hästi palju juttu on ju maksudest ja kuidas maksudega soodustada innovatsiooni ja sellest, et kuidas tegelikult see, et valitsus kui jätkuvad siuksed traditsioonilise põllumajanduse hästi ulatuslikud subsideerimised, et siis see võib hoopis rohepöörde kontekstis tegelikult meile tuua kahju. Nii,
Aga siis liigume edasi. Ja tänasest lehest vaatasime veel lehtedest Ekspressi ja et kui enne rääkisime optimistlikumas, et rohepööre, põnevad lahendused, äge tulevikusuund ja lootus, siis samal ajal heategevussektoris ja ütleme MTÜ-de heategevusorganisatsioonide lõikes pistame me ka meie nähtamatutes loomades rinda Slava Ukraini skandaalist tekkinud muredega. Ekspressis kajastab nüüd Slava Ukraini, siis Ukraina poolse organisatsiooni All for Victory tegevjuhi skandaalset tausta minevikku, millest siin natuke enne ka juttu oli ja kuidas see on, et see eriti ei tee kogu seda olukorda paremaks, selgemaks ega eetilisemaks. Endiselt ootame, eks ju, Eesti organisatsiooni poolse tellitud auditi tulemusi, et teada saada, mis siis tegelikult toimus. Aga mis puudutabki MTÜ tegutsemise muresid, eks ju, et Slava Ukraini puhul kindlasti üks asi, mida tuleb arvestada, on see, et see, mis seal toimus, ei ole üldistatav kogu kolmandale sektorile Eestis, kõikidele MTÜ-dele. Aga inimesed kipuvad üldistama, vähemalt üks osa inimestest, et kogu see hea tegevus on siis patta pandud sinna, kus see, kes head teeb, justkui tõmbab selle kasumi ikkagi mingis seda näitab ka teie praktika. Kindlasti, et me tegeleme, eks ju, kolmandas sektoris loomade heaolu ja kannatuste leevendamisega. Hullult olulised teemad, hästi tähtis. Ja kui meie organisatsiooni rahastus peaks kannatama seetõttu, et annetajad tunnevad skeptilisust ühe teise organisatsiooni näite põhjal, siis kuidas see on, meil jäävad loomad aitamata. Ja me oleme ainult üks näide, ma ei tea, räägime vähihaigetest lastest, räägime keskkonnakaitse olulisusest, räägime tarbijateadlikkuse edendamisest, perevägivallast, eks ju. Hästi olulised teemad ja organisatsioonid, kes näevad väga vaeva, et olla läbipaistvad, et kasvatada püsiannetajate kogukonda ja siis tekib selline väga prestiižne organisatsioon, tekib selline skandaal ja kõik organisatsioonid peavad nüüd astuma üles ja hoolitsema, et annetajad säilitavad usalduse, et nad tunnevad, et nendele on tegevus läbipaistev, nad teavad, kus annetusi kasutatakse. Kristiina, kas püsiannetajaid on nüüd vähemaks jäänud siis sellest mittetulundusühingu Slava Ukraini skandaalist johtuvalt? Püsiannetajaid on jäänud vähemaks, aga ilmselt siin on mitu mõjutegurit, mis puudutab inflatsiooni, eks ju. Raha on inimestel käes vähem lihtsalt. Täpselt ja võib-olla isegi see 10-20 eurone püsiannetus, mis muidu oli, ei ole hullu, saame hakkama, on praegu midagi, mis üle vaadatakse. Aga sealt tulebki see küsimus, et kui heategevussektori organisatsioonid on loonud tugevad suhted oma annetajate kogukonnaga, nad on veenvad oma kommunikatsioonis, annetajad teavad, et aga see 10, 15, 20 eurot, selle ma suunan heategevusse, sest et ma tean, et see raha on hästi kasutatud, organisatsioon on läbipaistev, mul on ligipääs tegevusaruannetele, see ei ole mingisugune sahker-mahker, mis kõik veel ja selliseid organisatsioone on Eestis palju ja neid praktikaid, kas me võtame näiteks Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tava või võtame näiteks Ma armastan aidata annetuste kogumise võrgustiku, et Eestis on loodud süsteemid, mis ennetavad sellist tüüpi skandaalide teket ja ma tean, et paljud organisatsioonid praegu muretsevad just, et kuidas me pinnale jääme, on ju, et siin avaliku arvamuse gallupid näitavad ka, et inimesed pelgavad, kas üldse Ukrainale annetada ja see on murekoht, sellepärast, et Ukraina vajab meie abi erakordselt väga ja selle skandaali mõjud annetuste vähenemise näol kannatavad inimesed, loomad, keskkond, eks ju. Ja Eesti inimesed hoolivad, seda me nagu üldse ei vaidlusta. Nii et tasub küsida kindlasti MTÜ-delt läbipaistvuse kohta ja tasub kolmandal sektoril ise olla erakordselt tublim, et mitte kaotada püsiannetajaid. Nii et ma usun, et siin on ka nagu lootust, et kolmas sektor väljub tugevamana. Aitäh teile. Läheb üle vaadata. Suur tänu. Aitäh. Meil on